Ma räägin ühe loo. Ütleme, et selle inimese nimi on Aleksandra. Ta töötab täna avatud koolis õpetajana. Aga ta rääkis sellest, kuidas tema Eestis sündinuna ja siin kasvanuna tegelikult 9 esimest eluaastat õppis venekeelses põhikoolis. Ja kuidas ta tegelikult elades Tallinna linnas ei saanud aru, miks tal eesti keelt vaja on. Ta koolis õppis seda, aga see oli mingisugune täiesti elukauge teoreetiline konstruktsioon, et päris elus tal ei olnud ühtegi eestikeelset sõpra, tal ei olnud mitte mingisugust kokkupuudet või kuidagi eluks olulist vajadust seda eesti keelt osata. Ja ta käis sellises üsna tavalises venekeelses põhikoolis. Ja edasi läks tema elu niimoodi, et ta sattus gümnaasiumi ajal õppima Ameerikasse, kus oli tema esimene avastus, et aga ta ei oskagi üldse niimoodi õppida, nagu sealses koolisüsteemis taheti, et ta avaldaks oma arvamust, väljendaks midagi, arutleks midagi ja ta põrkus nagu totaalselt sellise nagu pinge olukorraga, kus ta pidi hakkama õppima teistmoodi õppima. Ja järgmine tema selline murdepunkt, millest ta on rääkinud, oli siis, kui ta tuli sealt Ameerikast tagasi ja ta tahtis Eestis ülikooli minna ja ta sai aru, et ta ei oska eesti keelt. Ja siis ta pidi 1,5 aastaga lõpetama Eestis siis ka 12, tegema nii-öelda need riigieksamid ja sisseastumiskatsed ja selleks õppima ära eesti keele. Mina tulen ühest venekeelsest perest Mustamäel ja siis mu vanemad tegid suurepärase otsuse ja panid mind Mustamäe humanitaargümnaasiumisse, kus parasjagu piloteeriti riigi poolt keelekümbluse programmi. Ja nagu te näete, siis läks eduks ja ma olen väga tänulik oma õpetajatele tänani ja me hoiame endiselt kontakti ja need algklassi keelekümbluse õpetajad tegid minu lennu puhul ja ka teiste lendude puhul suurepärast tööd. Ja ma arvan, et see näide, mida ma selle Aleksandra kohta räägin, mis oli 10-15 aastat tagasi toimunud lugu, et tegelikult see kõik kestab meil praegu edasi. Et seesama vene õppekeelega kool, kus lapsed õpivad eraldi eesti lastest, õpivad üsna välja lõigatuna muust Eesti ühiskonnast, et see kestab edasi. Ja ma arvan, et on väga vaja, et eestikeelsed õpetajad läheksid vene kooli selleks, et aidata kaasa sellele, et vene õpilastel oleksid tulevikus samasugused võimalused nagu Eesti õpilastel, et kui nad teevad enda tulevikuvalikuid, et siis nad saaksid lähtuda enda huvidest ja muudest oskustest, mitte et see jääks keeleoskuse taha. Eestikeelsed õpetajad ei ole ainult keeleallikad, nad on ka kultuuriallikad ja nii-öelda Eesti riigi esindajad nendes vene koolides ja mitte, et vene koolid ei saaks hakkama Eesti kultuuri tutvustamisega, aga ikka kui meil on päris eestlane see, kes teeb nendega tööd, päris nii-öelda esindaja, siis see on elav, see on loomulik ja seda kogemust on nii uuele põlvkonnale kui ka tegelikult kõigile vaja. Ka hilisemas koolieas mul oli üks eeskuju ja hästi äge õpetaja, kes tuli ka Noored kooli programmist ja tema nimi oli Triinulla ja ta õpetas meile ühiskonda ja ajalugu. Ja see oli teistmoodi õpetamine, see oli hästi õppijakeskne, arendati sotsiaalseid oskusi ja ta näitas meile maailma ja mis on nagu väljaspool kooli ja näitas meile seda, mis Eesti ühiskonnas toimub päriselt. Ja see hästi avardas minu silmaringi. Võib-olla ei tule selle pealegi, et kusagil räägitakse eesti keelt ja siis mina rääkisin nendega eesti keeles tunnis, aga see oli ka nende jaoks tihti peaaegu igas klassis, et see oli nende jaoks alguses väga raske, et üldse lihtsalt aru saada sellest ideest, et miks ma räägin eesti keeles, et kõik teised õpetajad on alati ju vene keeles rääkinud, et kui nad ei saa aru, et siis eesti keele õpetaja ka tõlgib vene keelde. Seal on see osa, et nendes koolides ei ole piisavalt eestikeelseid õpetajaid. Ei ole inimesi, kes oskaksid nendele mitte eesti emakeelega noortele luua tähenduslikke sidemeid Eesti ühiskonnaga, kellel oleks endal selline avatud ja kontaktide rikas nagu võrgustik, kuhu nad saaksid ka need lapsed kaasa tõmmata ja neid inspireerida. Nende õpitulemused selle tõttu, PISA uuringu järgi ka, eks ole, on eestikeelsete koolide lastest mahajäänumad, sest et need koolid ei ole ajaga kaasas käinud, nende eesti keele õpe ei ole piisav, sest seda sageli võivad anda mitte ise eesti keelt piisaval tasemel valdavad inimesed ja neil ei ole oma eakaaslasi eestikeelseid suhtluspartnereid, keda tegelikult üks jällegi
avatud silmaringiga ja avatult Eesti ühiskonnas tegelev õpetaja võiks neile ju ka nii-öelda tuua sinna kooli. Kooli ajal ma nägin seda, et meile küll õpetati heal tasemel eesti keelt, aga me olime natuke Eesti ühiskonnast, Eesti kultuurist mõnevõrra ära lõigatud ja ma tahan näidata uuele põlvkonnale seda perspektiivi ja kaasata neid Eesti riigi ellu, et nad iga hetk tunneksid, et nad on siia teretulnud ja nad on osa meie riigist ja meie ühiskonnast. Et keeleõppest ei piisa, peab õpetama ka ühiskondlikke ja sotsiaalseid oskusi, pädevusi. Minu arust just venekeelne kool on ülipõnev sellepärast, just, et see on teistsugune. Et see on natukene nagu sa oleksid reisil või et sa elaksid välismaal, et seal on teistsugune kultuur, räägitakse teist keelt ja sa pead ise kohanema, sa pead ise nagu leidma võimalused, kuidas suhelda õpetajatega ja sa ise muutud ka hästi loominguliseks, et sul ei ole võib-olla keelt, et suhelda, aga see suhtlus ikkagi toimub, et see toimub nii õpilaste kui kolleegidega, et see kuidagi toimub ja see suhtlus, aga et sa muutudki ise nagu avatuks ja sa leiad võimalusi, kuidas oma asjad ära teha, isegi kui seda tavapärast vahendit keelena ei ole. Ülikooli õpingute ajal sain aru, et ma tahangi olla suunanäitaja ja ma tahan tuua uut perspektiivi venekeelsete inimeste jaoks ja kool on suurepärane platvorm, kus missiooni ellu viia. Ja kuigi me teame, et see teema on riiklikult väga aktuaalne ja ühel või teisel hetkel see kindlasti lahendatakse poliitikute poolt ka, et see selline kahes eraldi maailmas eksisteerimine ei saa olla jätkusuutlik pikaajaliselt. Aga see võib juhtuda 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, aga need lapsed, kes täna vene koolides õpivad, nemad õpivad seal täna. Ja nendel ei ole aega oodata 10 aastat või 15 aastat. Ja kui on nagu küsimus, et kus kohas võiks olla täna väga tähenduslik töö õpetajal, siis reaalselt mõjutada laste elusid ja seda, mis nendest saab, on hästi suur jälg võimalik jätta just nende mitte emakeelt kõnelevate lastega. Mulle meeldib vene lastega õppida sellepärast, et nad saavad meid tundides aidata, nad saavad meid juhendada ja nad saavad meile pakkuda erinevaid nagu võimalusi selle küsimuse juures. Kui on mingi küsimus, siis nad saavad pakkuda mingeid vastuseid meile. Ja nendega saab sõbraks saada, siis nad saavad meid aidata kohe.